Paide korvpalliklubi 7 treener ja tegevjuht Erjo Paris. Mis tundega vaatate tänast laste mällu siin? Väga võimas, et tekkis siuke mõte, et kutsuda Rapla korvpalli meistriliiga mehed Paidesse. Ja mõte tekkis tegelikult üldse klubi liikmel Janno Viilupil, kes on siis Paide Viking Window meeskonna treener. Tore üritus, loodame sellega lapsi rohkem trenni saada, et Jaak on meil siin treener ja tegevjuht olnud klubis ja on nagu väga raske Jaaku nõusse saada, et oleme mõlemas koolis käinud, nii Paide ühisgümnaasiumis kui Paide gümnaasiumis. Et lapsed on ülirahule jäänud, Jaak on ka väga tore, saab lastega väga hästi läbi, kõik ilusti kuulavad, et selliseid asju tasuks kindlasti rohkem teha veel. Ootasid sa lapsi nii palju siia nii aktiivselt osalema või on need ootused ületatud? Enam-vähem ootasime nii palju lapsi, et ütleme, et 2 kooli peale vist on tulnud üle 150 lapse, et esimese kuni 4. klassi lapsi siis, et 150 isegi võib-olla, et rohkemgi, et võib praegu väga rahule jääda. Eero, räägi palun, milline seis on hetkel Paide korvpallis, et on teada, et Paide Viking Window mängib praegu teises liigas, kas on eesmärgid ka seatud teil? Jaa, Viking Window on kindlasti eesmärk see aasta medalini jõuda ja miks mitte ka esiliigasse tõusta, et sats on kõva ja mehed on tahtmist täis, trenni tehakse kõvasti, et on kindlasti eesmärk jõuda kõrgemale. Et on tunda, et siis ka Paide meeskond saab siit natuke innustust juurde Rapla meeste külaskäigust? Kindlasti saab, jah. Aitäh sulle, Erjo, ja edu sulle kõiges, mis ees ootab. Tänan. Jaak Karp, ütle palun, milleks te käite niimoodi koolides ja mis on selle eesmärk? Põhjus on väga lihtne, et korvpall oleks populaarne igal pool, et hoiaks oma staatust ja seda tugevdaks, et ma tunnen, et me kõik, kes me korvpallis oleme, peame selle peale kogu aeg mõtlema ja omalt poolt parima andma, et neid harrastajaid oleks võimalikult palju ja et nad just sellisest vanusest hakkaks juba korvpalliga tegelema nagu need poisid, kelle juures me praegu käisime. Tundub, et laste hulk on päris märkimisväärne, et ega neid vist kokku jõudnud lugeda siin? Jaa, me tegime kokku 4 trenni ja iga kord oli 40-50-60 last iga kord, jaa. See külaskäik siia Paide koolidesse tundub, et on vist sulle ka veidi nostalgiline, sest oled 2000. aastate alguses olnud siin korvpalliklubi 7 tegevjuht treener. Jah, on küll mõnes mõttes, et minu jaoks on ta kindlasti pisut erineva tähendusega linn, et esiteks jah, siin tõepoolest olin aasta aega enne Raplasse minekut ja no lisaks sellele sündis mu esimene laps siin selle perioodi sees, mis me Paides olime, nii et on küll minu jaoks tähtsal kohal. Martin Jurtom, milliste tunnetega olete Paide koolidesse tulnud? Milliste laste silmad säravad? Jah, et lastele tundub, et väga meeldis see üritus ja meil on loomulikult hea tunne, et saame korvpalli nii-öelda edastada ja me oleme kindlasti laste jaoks mingil määral eeskujud ja nad vaatavad meile alt üles, nii et kui me tuleme näitamise ja neile oma oskusi, siis kahtlemata neil tekib himu ka ise trenni tulla ja enda oskused sama ajaks lihvida. Ei ole võimatu, et ka Rapla meeskonnale täiendust ühel hetkel? No absoluutselt, muidugi. Ma asun küll. Kas on mõttes ja tahtmine ka koolidesse edasi veel minna mingitel hetketel? Kindlasti, jah. Minu arust need on väga toredad üritused ja ma olen juba varemgi sellistest üritustest osa võtnud ja ma arvan, et see tuleb end kasuks. Aitäh, Martin, ja jääme uusi külaskäike ootamas.